Ma tegelikult ei pea ennast ise heliloojaks või selle traditsioonilises mõttes, eks. See määratlus ise on muidugi üldse üpris segane ka tänapäeval, et mida teeb helilooja või mida teeb esitaja, vähemalt selles muusikas, mis mind huvitab. Kui ma üritan nagu kuidagi viisi seda määratleda, et mis on mis, siis mulle tundub, et helilooming siis nagu traditsioonilises komponeerimise mõistes on nagu raamatu kirjutamine. Et sa saad võtta tagasi, sa kirjutad mingeid kohti ümber, eks ole, võib-olla jätad midagi vahelegi ja improvisatsioon on võib-olla justkui nagu vestlus, eks, et me ei saa enam midagi tagasi võtta ja kuigi me võime vabandada, siis või üritada oma sõnu kuidagi ümber formuleerida, aga tegelikkuses me mäletame seda, mida inimesed ütlesid. Minu jaoks on tegelikult seal päris suur vahe sees, kas teha lihtsalt kontsertmuusikat kui sellist või siis mingisuguse siis kas teatrietenduse või tantsu või filmi raames, sest et ma olen selles vallas küll tõesti ise õppija, mis puudutab muusika siis, või heliloomingut kui sellist. Ja ma pean tunnistama, et väga head õpet olen ma saanud tegelikult neilt endilt lavastajatelt, kellega ma koos olen saanud töötada. See kõlab võib-olla veidralt, et kuidas saaks siis õppida muusikakompositsiooni siis näiteks teatrilavastajalt, aga tegelikkuses on see väga hea õppematerjal muusikule, see, mis toimub laval. Mina olen tugevalt veendumusel, et selleks, et mingeid erinevaid kunstivaldkondi ühendada, selleks pead sa teadma sellest teisest valdkonnast ka üht-teist. Mart Kangro on mind pannud ka lavale, Andres Normets ka, aga Mart Kangro rääkima päris pikalt niimoodi ise ka lavastuses. Ma olen olnud laval näitlejana ja see on ka, ma arvan, midagi, mis kindlasti tuleb jälle kasuks, kui töötada edaspidi teatris või filmiski. Ma tahaksin tuua vaatajatele pisut sellest, mis ma teinud olen siis tantsuetendustes ja sõnalavastustes ja nüüd ka pisut filmis, et ma kutsun kaasa siia Tenku, videokunstniku, kellega me oleme mitmel puhul koos töötanud nii teatris kui tegelikult ka tema filmide jaoks. Ja ma loodan siis publikuga vesteldes ka pisut nagu avada seda, miks ma seda teen ja miks just nii.